Tere, head sõbrad ja head uut aastat! Ärge arvake, et ma teid ära unustanud olen. Ma lihtsalt alustan nüüd oma TV-ga, ehk mis räägib siis sellest, mis on kõik seotud selle paigaga, kus ma praegu elan ja mis on minu kodu. See on Piusaperve. Vaat seesama majakene seal. Ja eks ma püüan kõikide nende asjadega teid kursis hoida, mis siin toimub, mis siin ümbruses toimub, võib-olla ka natukene kaugemalt. Aga uuel aastal ma läksin kohe peale uue aasta tulekut, läksin naabritele head uut aastat soovima ja juhtus niimoodi, et jäin Kaarli juurde, kes on mul sealpool naabrimees, mõneks minutiks nagu plaanisin, aga jäin 2 tunniks. Nii et selline naljakas lugu, lisaks sellele ma teenisin ka pudeli viina. Sellepärast, et Kaarel ütles, et tema vanaema oli täpselt samamoodi uuel aastal, kui tuli mees esimesena õnne soovima, siis tema pidi õnne tooma ja siis sellepärast tema pani alati pudeli viina valmis, et ta teadis, et vähemasti üks joodik küla peal on, kes tuleb ja soovib head uut aastat. Nii et nüüd on mul siis uus aasta käes. Aasta esimesel päeval puutusin kohe kokku sellega, et vesi ei jõudnud teisele korrusele. Ehkki need veetorud on kõik ilusti isoleeritud, aga vesi ei tulnud. No mis mul muud üle jäi? Panin siia sooja käterätiku ümber, sest soe vesi ikka tuli. Ja ootasin, kuni ta lõpuks lahti sulas. Üks põhjus oli muidugi see, et mul oli ahi tükk aega kütmata all. Ja sellepärast ka võib-olla siis see temperatuur langes siin nii järsult alla, et nüüd ma kütan ka seda ahju. Valasin ka õnne vana aasta õhtul. See tuli seekord 2 tükis. No seda peaks nüüd nagu küünlaga vaatama seina peale, et mida see ennustab. Aga ma arvan, et see ennustab kas nüüd kaugtööd või kaugsuhet. Kuulete jõuluvorstide särinat. Verivorstid on mul panni peal ja särisevad tõesti.